Tere! Jõudsid kanalile Eduardi autovideod. Eduard minu nimi ja täna tuleb lõppude lõpuks jälle üks proovisõit. Ja millega täna sõidame? Sõidame tutt uue Mini Countrymaniga ja öelda selle auto kohta Mini on natuke naljakas, sest et see on kõike muud kui Mini oma suuruse mõistes. Aga Countryman, täitsa võib olla. Lähme otsime ühe Country koha, lähme sõidame sellega ja vaatame, mis imeloom see selline on. Ja selleks, et sõitu alustada, loomulikult esimese asjana mootor käima, aga sul ei ole sellist klassikalist võtit, mida kuhugi pista, vaid käima läheb see auto hoopis siit paneeli pealt sükse suhteliselt naljaka liigutusega, aga tegelikult käib kõik väga lihtsalt ja ilma igasuguse erilise draamata. Alustame siis sõitu. Ma pean sinuga olema täiesti aus. Kui esimest korda tuli see kaart mulle lauale, et see on Mini Countryman ja tuttuus ja 3-silindrilise bensiinimootoriga, siis minu arvamus sellest oli pehmelt öeldes ei huvitanud mind ausalt öeldes. Teine hetk, ilmselt kui sa oled mu kanalit rohkem vaadanud või mind kuidagi viisi tead, siis et nüüd jääda poliitiliselt korrektseks, siis ütleme nii, et ma ei ole just BMW sõber ja Mini ja BMW on tänaseks tegelikult üks ja seesama asi. Mini nimelt kuulub juba ammu BMW-le, kasutatakse siin BMW mootoreid, BMW käigukäste ja nii edasi. Küll aga, et see video saaks vähegi aus ja vähegi objektiivne, siis jätame kõrvale selle minu arvamuse BMW-st, eriti mis puudutab 2010 ja ülesse masinaid. Ja siin on midagi, mis tegi minu ajule täiesti reaalselt haiget. Sellel autol on 3-silindriline mootor, mis automaatselt tähendab seda, et ta vibreerib, ta on jõuetu, tal ei ole arvestatavat karakterit, vaid ta on selline öko, säästukas, selline kuidagi sõidab, käib stiilis mootor. Ja oi, kuidas ma eksisin. Sellel masinal on 1,5-liitrine turboga bensiinimootor, mis annab välja ligemale 125 kilovatti võimsust. Ja see number ei ole vaid paberitel, see on siin päriselt olemas. Ma ei ole elu sees kogenud sellist 3-silindrilist mootorit, millel ei ole seda häirivat, tirisevat häält, millel ei ole vastikuid vibratsioone ja millel on ka päriselt adekvaatne võimsus. Ma olen sõitnud nii Saksa kui Jaapani toodetud 3-silindriliste mootoritega ja mitte ainult autode peal, on ka mototehnika peal olemas mul kogemus. Ja see on esimene kord, kus mulle see asi meeldib. Teine lugu, mis täiesti teeb mu ajule haiget, on see, kuidas töötab selle auto käigukast. Ma ei tea, kuidas, aga härrased Saksamaal suutsid mahutada ZF-i 8-käigulise kasti risti siia suhteliselt tagasihoidlikusse mootoriruumi. Kuidas nad tegid seda? Täiesti arusaamatu. Loomulikult, kui sa vaatad selle auto hinnasilti, siis hakkab nagu vihjeid tulema, kuidas nad seda tegid. Tööd tehti palju, hinnasilt on sellel autol üsna krõbe, arvestades ütleme tema siis konkurentsiklassi. See, et ta on Mini, unustame selle korra ära. See on tegelikult täiesti adekvaatse arvestatava suurusega pereauto. Mina oma 184 sentimeetrit pika kehaga ja vaid siiski alla 100-kilose kaalu juures mahun siia täiesti suurepäraselt, mul on väga mõnus pehme iste, mul on ruumi ja ka minu selja taha mahub minusugune tüüp veel istuma. Ja me oleme Minis. Come on, täiesti äge. See masin on triiki täis igasuguseid veidruseid. Ma ei jõuagi iluilmestki sulle kõike seda läbi rääkida, sest et ega ma seda ise ka lõpuni kõike väga hästi ei tunne.
ma valisin proovisõiduks täna meelega hästi kohutavad teed, mis ma suutsin leida, et aru saada, kuidas siis countryman ennast näitab. Ja tead, see auto saab selle kehva teega suurepäraselt hakkama. Meil on maakliirentsit rohkem kui mõnel linnamaasturil. Tõsi küll, meil ei ole 4 vedu, aga see versioon on ka täiesti olemas. Lihtsalt seda ei ole sellel autol. Sõidab see masin oma kehvadel teedel väga suurepäraselt. Mul on täiesti loogiline ja lihtne roolitunnetus. Ma saan suurepäraselt aru, mida rattad auto all teevad. Vedrustus käitub täiesti ootuspäraselt, seda ka suurematel kiirustel. Ja kas sa hakkad märkama, kuhu see jutt tüürib? Ma ütlesin 3 minutit tagasi, et kõik, mis on BMW-dega seotud aastast 2010 ja üles, tekitab minus arvamusi, mida ei ole võib-olla siin viisakas välja öelda nende sõnadega, mis mul võib-olla mõttes on. Aga ma kipun kiitma seda autot ja tead, see ongi päriselt äge auto. Kas ma ise selle summa eest sellise auto sooviksin omale osta? Tead, pigem ei. Ma olen ikkagi see dinosaurus, kes veel üritab veel kunagi omale elus mõne V8 istumise alla saada, aga see on minu traagika. Päris maailmas, kus me istume tihti väga ummistunud linnaliikluses, kus meil on palju ristmikke, ringteid, jalakäijaid, vähe parkimisruumi ja kõike seda, nendes tingimustes tegemist täiesti fantastilise autoga. On muidugi ka selliseid pooli, mis tekitavad minus pehmelt öeldes küsimärke. Näiteks selles autos on tehtud sükse huvitava disainilahendusega tekstiilkattega armatuurpaneel. See tekstiil, kui ma ausalt ütlen, see meenutab mulle pigem sinist JBL-i torukõlarit. Ta ongi sarnast värvi ja ta on ka sarnase tekstuuriga ja kusjuures tal on sees valgustus, mida saad muuta ja vahetada vastavalt oma tujule või ka sõidustiilile. Kõiki sükseid asju saab teha. See omakorda muidugi viib mind selle küsimuse juurde, et mis saab paari aasta pärast, kui seda paneeli on puhastada vaja. Päris tavalist niisket lappi siia peale panna ei saa, see ilmselt tekitaks meile probleeme juurde. Aga mini on eluaeg olnud selline huumorimeelega autotootja, kes ei jälgi alati sellist trendi või standardit. Neil on oma disainijoon, oma arusaamine asjadest ja jääb mini ikkagi selliseks autotootjaks, kelle puhul rahvas kipub jagunema 2 leeri. On fännid ja on need, keda jätab see täiesti külmaks või isegi pigem vaatavad sükse nagu negatiivse nurga alt. Ma ütlen ausalt, ma olin skeptiline, aga mulle on vaikselt see auto pugenud hinge, sest et ta on ühtpidi emotsioonitu röster, olgem ausad, aga ta on pagana hea röster. Ta võtab kõik need justkui need, ütleme siis selliste vanakooli machomeeste, kellel on suur 5,7 karburaatoriga V8. Ta võtab selle tule ja sära sult ära. Ta jätab alles sulle selle kõige elementaarsema kogemuse. Ja see on auto, mis sõidab sisuliselt sinu eest. Kui sa otsid autot, millega olla täiesti intiimselt seotud, siis sa oled vale auto juures. Kui sa otsid masinat, mis sõidab ja ei vaeva sind, võt siis me räägime sellest autost. Ta võtab ise ringteedel hoogu maha, ta süütab sinu eest tuled, ta lülitab ise peale käsipiduri, kui sa oled autost väljunud. Ta teeb imeasjad, ta võib isegi sinust selfie sõidu ajal teha. Ja tal on sees pardakaamera, mis vaatab ka salongi sisse ja läbi oma äpi sa saad seda kõike jälgida ja teha, nii et kui sul naine ütleb, et ta läheb trenni, siis sa võid vaadata, kellega ta sinna trenni läks. Ma loodan, et seda päriselus ei lähe muidugi kunagi vaja, et sa peaks niimoodi tegema. Aga see auto võimaldab seda. Teine lugu, mis on selles autos suhteliselt naljakas jällegi, on kogu see nagu kogemus kokku. Ma ei saa nagu öelda ühte täpset asja. Mul on siin head-up display, mul on siin suur ümmargune ekraan, kõik on äge, aga tead, ta lihtsalt sõidab hästi. Ta on sinu valge kuldne retriiver. Ta on ustav truu sõber, aga ütleme sükse pitbulliga teda võrrelda ei saa. Ja tänased autod, moodsad masinad on läinud kõik teatud mõistes üsna sarnaseks. Et kõik mootorid lähevad järjest väiksemaks, järjest ökonoomsemaks ja tänane mootor peab olema ju autol selline
vaikne, sujuv, ökonoomne, mis mõnes mõttes varastab talt seda karakterit, aga teisest küljest jällegi ta teeb selle kogemuse nagu hästi muretuks ja kõik läheb sujuvalt ja kõik läheb hästi. Võtame nagu siuksed lihtsad kokkuvõtted. Üllatavalt ruumikas, väga ökonoomne, väga võimekas, esimene 3-silindriline mootor, mis mulle päriselt meeldib, esimene auto, millega ma sõidan, kus see start-stop süsteem töötab nii sujuvalt, et sa ei märkagi, et see töötab. Minul on kombeks esimese asjana start-stop välja lülitada, kui ma istun võõrasse autosse ja ma ei ole seda siin teinud ja meie sõidu ajal on see mootor teinud omale juba 10 restarti. Ma ei räägi sellest tehnilisest poolest, mida ma sellest arvan, aga see restartimine on käinud nii sujuvalt, et ma ei ole seda märganud. Ja ometi see on tootjalt, kes ei ole just mu lemmik, et mul on ilmselt aeg väikeseks sisekaemuseks. Aga mis mulle absoluutselt selles autos ei meeldi, nagu tõsiselt ei meeldi ja see paneb mind kukalt kratsima, kui ma vaatan seda hinnasilti, mis olenevalt versioonist ja piirkonnast, kus sa selle auto omale ostad, võib hakata 5-ga, siis selle raha eest on ta liiga vali. Mootorit ma ei kuule, käigukasti ammugi ma ei kuule, midagi ei nigise, midagi ei nagise. Küll aga ma hoian neid 20 tolliseid ilusaid suuri veerevaid rattaid lausa süles. Okei, ma dramatiseerin, aga kõige muu juures, mis on nii filigraanselt hästi tehtud, nii sujuv, nii korralik, siis seda on palju. Võib-olla refi valik ei ole parim, võib-olla võiks siia teha mingit isolatsiooni, aga see on üks punkt ülejäänud 10 kõrval. Ma peaks ütlema, et ma olen väga positiivselt üllatunud ja loomulikult see müra teema tuleb mängu kiirustel 80+ karedamal teel. Kui sa sõidad linnas sees seal 450 kiirusega, tegelikult on see vaikne nagu katedraal mis ajal. Väga super. Ma loodan, et said midagi naljakat siit teada. Ma loodan, et sulle see video meeldis. Kindlasti jäta mulle kommentaar, mis sa asjast arvasid. Mina omalt poolt tänan sind siiralt, et sa leidsid aega selle läbi vaadata ja me näeme peagi. Aitäh sulle!